Näidisülesanne H. No selle võiks jälle lugeda siis triviaalsete ehk ülilihtsate ülesannete hulka, aga kuna ta siin näidisülesannete hulgas on, siis proovime selle vaatamata tema lihtsusele ikkagi ära lahendada. Kõigepealt pean ma muidugi vabandama, et siin on mul lipsanud sisse üks trükiviga. Nimelt siin on öeldud, et elektrivälja tugevus vaakumis on 500 kilonewtonit meetri kohta. No see meeter ei ole siin asjakohane või ei ole siis Newton siin asjakohane, sest kui on elektrivälja tugevus, siis on sellel kaks võimalikku ühikut, kas siis Newtonit kuloni kohta või volti meetri kohta. Nii et õige oleks siin kas siis kilovolti meetri kohta või kilonewtonit kuloni kohta. No, kasutame siis kustutuskummi ja parandame selle meetri siin kuloniks. Ja veel on öeldud, et see lugu viiakse siis vaakumist õli sisse ja et õli dielektriline läbitavus on 2,5, mis siis tähendab seda, et elektrinähtused on siis õlis vastavalt 2,5 korda nõrgemad või vähem intensiivsed, kui on vaakumis. Ja küsitaksegi siis meie käest, et kui vaakumis on elektrivälja tugevus 500 kilonewtonit kuloni kohta, siis kui suur on ta õlis. Viisakas oleks siin need kilonewtonid teha newtoniteks. Ja saamegi siis otsida üles valemi, mille me siis selles eelmises videos teiega tuletasime valemite lehel. Eks ole, on siis valemil selline kuju, et E0 jagatud E-ga. Aga eks ole, siin nüüd siis see kreeka E ja ladina E vahetavad kohad ära, nii et elektrivälja tugevus õlis on siis elektrivälja tugevus vaakumis jagatud siis õli dielektrilise läbitavusega. Ja kui nüüd siis siia arvud asemele panna, siis 500 000 tuleb jagada 2,5-ga. No rõhutan siis veel kord, et sellel dielektrilisel läbitavusel ei ole mõõtühikut. Ta ütleb, mitu korda on siis vastav nähtus ühes keskkonnas nõrgem samast nähtusest teises keskkonnas. Ja eks ole, kui nüüd 500 ja 2,5 jagada, siis peaks jääma järgi 200 ja ühikuks on siis ka samamoodi kilonewtonit kuloni kohta ehk siis 200 000 newtonit kuloni kohta.